Aasta õpitegu 2021. Mulgimaa peremäng. Mina olen Jaanika Toome. Ja mina olen Kati-Katri Koppel. Mulgimaa peremäng käib väga lihtsalt. Tuled kohale ühel päeval Mulgimaale, siis kui on Mulgimaa peremängu päev ja kella 12 kella 6 on võimalik külastada kõiki mängupunkte, mis sellel päeval avatud on. Ja mängupunktidesse sissepääs on tasuta. Tuled kohale sellesse mängupunkti ja seal siis vastuvõtja räägib sulle, mis sa seal punktis tegema pead, kas sa pead siis kaelkookudega jõest vett tooma, pesupallis pesu pesema või hoopis käsihöövliga hööveldama või kartuleid võtma või saab lihtsalt ringi vaadata ja kuulata ajalugu ja küsida inimeste käest, et kuidas nad siin elavad ja miks nad siin elavad. Ja siis saab templi, kui sa oled ülesande hästi ära lahendanud ja siis suve lõpuks, kui sa oled kõik templid kokku kogunud, on sul võimalus võita auhindu. Siin on Rimmu külanaised, pesevad pesu käsitsi. Meie mängupunkti nimi on Rimmu külamaja ja meie oleme teinud siin juba mitmendal aastal pesupesemist. Mina tegin Naatsaku talu mängupunkti. Iga aasta oleme teinud siis midagi erinevat ja see aasta tegime kolbajahti. Inimesed siis käisid väikse kaardiga ringi, pidid leidma üles need erinevad kolbad kaarti kasutades ja ära määrama, mis loomaga on tegu. See on ka tore. Jaa, ma arvan, et see on Tarvastu käsitöökoda. Tarvastu käsitöökojas on iga aasta saanud punuda paelu, teha sellist rahvuslikku käsitööd natukene. Kohalik kogukond saab tunda, et siia tulevad inimesed ja nad tahavad siia tulla ja kes neile ütlevad, et teil siin Mulgimaal on äge, tore elada ja siin on nii ilus, nad saavad selle tunde, et siin on tõesti nagu vahva, kui nad ise vahel ei saa aru, siis kui sul on ikka päeva jooksul 100 inimest öelnud, et teil on siin nii tore elada, siis sa ise ka lõpuks usud, et siin on tore elada.